hommik. Tere hommikust, head kodanikud, aeg on teid teha targemaks. Alanud on meie meediataibu osa, Rahvusringhääling veab seda taaka, et oma kodanikke kuidagi valgustada, aidata siin ajastul, mil on igasugust informatsiooni. Ja meil on täna külas Linnar Priimägi. Tere hommikust! Tere teile ka. Demagoogia iseenesest pärineb juba vanast Kreekast ja vist minu teada etümoloogiliselt peaks tähendama demagoogia rahva juhtimist. Tänapäeval aga demagoogiat ennekõike seostatakse negatiivsete omadussõnadega. Linnar Priimägi, kuidas siis on? Kas demagoogia on hea või on see halb? Ega rahvast ei saagi teisiti juhtida kui valega. Kui te kogu aeg räägite rahvale tõtt, siis teid visatakse kividega surnuks. Te peate rahvale valetama. Ja peale selle on see elu paratamatus, et igas lauses, isegi mitte mina ütlen, ehkki ma ei eksi ju mitte kunagi, mitte keegi käsi mulle eksida, ma räägin kogu aeg ainult tõtt, igas lauses on 10% valet. Ja kui te räägite suurtele rahva hulkadele, seda juba ütlevad need klassikud, ütlevad, et siis ärge päris tõtt rääkige, nad ei salli seda, neile ei meeldi see. Rääkige, kui te tahate, et nad midagi teeksid, mis on teie huvides või mis on, ütleme, riigi huvides või rahvuse huvides. Kui te tahate, et nad midagi teeksid, siis te rääkige nendega seda keelt, mis neile on arusaadav. Aga kõike eelmainitud arvesse võttes, kuidas on sellega hakkama saanud Jüri Ratas? Halvasti. Ta kuidagi elab nagu oma maailmas. Ta ei ela üldse lihtsate minusuguste inimeste maailmas, ta ei ela. Ta ütleb niimoodi, et kõik peavad korrad maski kandma, aga see hirmutab ju lapsi. Kui sa paned maski pähe ja lähed sellega avalikku kohta, lapsed hakkavad nutma, sellepärast, et mingisugused ebaloomad tulevad sealt kuskilt ja niimoodi, ei, niimoodi see ei käi. Niimoodi välismaad jäljendada. Me oleme suutnud 90. aastate algusest peale, kui me tegime oma põhiseaduse, kirjutasime maha teiste riikide põhiseadustest. Ja meil endal mitte ühtegi heledat mõtet pähe ei tulnud. Ja nüüd me jäljendame oma reaktsioonides, jäljendame kogu teist maailma ja mõnda riiki jäljendame rohkem, mõnda jäljendame vähem. See jäljendamistaktika ei ole mulle iialgi meeldinud. Kus on meie president? Miks ta vaikib? Mis ta teeb seal Kadriorus? Sööb kullast taldriku pealt. Kus ta on? Miks ta ei räägi? Mis tal pealegi ütelda on? Ta on ju lollakas naine ja peas ei ole tal ühtegi mõtet. Ja küll, aga ta peaks vähemalt mingi allkirja kuskile andma või panema, nagu mina andsin selleks, et siia stuudiosse pääseda, pidin ka allkirja andma. Aga kus ta on? Mis seest ta palka saab? Küsin ma. Seda, kuidas president võiks näiteks kõnet pidada või kuidas ta võiks enda mõtteid kommunikeerida, saame kindlasti Linnar Priimäega tänases saates veel käsitleda, aga korraks Jüri Ratase juurde tagasi tulles, et kui tema saab nii-öelda lihtsa inimese kõnetamisega halvasti hakkama, nagu Linnar Priimägi te ütlesite, siis ma arvan, et see on talle valus pauk. Ta on baptist. Just nimelt baptistale, mina ei tea ühtegi sükest sõnavõttu, kus ta vähemalt ühe korra ei nimetaks pensionäre meie auväärt eakateks ning ei kasutaks... Tänan meelespidamise eest. Ning koroonaviiruse kohta ütleb ta ka lihtsaid omadussõnu, näiteks nagu see kuri viirus ja raske viirus ja halb aeg. Kas ta läbi selle ei kõneta lihtrahvast? Ei, sellepärast, et see ei ole viirus. See on nohu ja köha. Jah, me võime seda nimetada seda nohu ja köha hoogu, mis meil peale... Seda nohu ja köha hoogu me võime nimetada kuidas tahes. Nii et selles leeris, Linnar Priimägi, olete pigem selles Mart Helme Hane rasva meeskonnas? No mina seda Hane ei ole näinud ja tema rasva mina ei ole saanud. Aga see, et see praegune viirus, nagu teda nimetatakse pidulikult, see on psüühiline nähtus. See ei ole ju füüsiline nähtus. See on psüühiline nähtus. Poed pannakse kinni, lõbustusasutused suletakse, tänaval käimine keelatakse, valitsuse eeskirjaga
keppida ainult 2 inimesega korraga ja siis ka veel 2 meetri kauguselt. No kust ma need neegrid võtad, kui nad piirid kinni panid? Kust ma võtan need neegrid, kellel on 2 meetri pikkune riist? Ühesõnaga, kõik on, see on absurd, see on nagu Kafka, ma tunnen saksa kirjandust. Ma tean, milline see kafkalik maailm on ja see praegu kõik nad lavastavad mulle Kafkat, isegi kui nad on nii andetud nagu Jüri Ratas. Kui me vaatame meie uudismeedia peale, meil on Eesti Päevaleht ja Postimees, meil on Aktuaalne kaamera, 7 uudised TV3-s, Reporter Kanal 2. Sitte nad oskavad ainult tuju rikkuda. Aga kas nemad ei oska demagoogiat? Nad oskavad ainult tuju rikkuda, nad on nii käppardid, kui üldse olla saab, need ajakirjanikud. Johan Peegli ajal ülikoolis õpetati ajakirjanikke veel, aga pärast võttis Lauristin Eit võttis asja üle ja absoluutne ebaprofessionaal. Lauristin on ebaprofessionaalne. Jah, ta kasvatas ette ja see pärast ütles, vaatas ajakirjanduspõldu oma Lauristini silmadega ja ütles siis, et see kollendab nagu Rakvere raibe. No kes kurat selle raipe tegi, sina tegid? Nii et peale Peegli ajastut ei ole suutnud Eesti kvaliteetseid ajakirjanikke toota? Peeglil vähemalt oli ausust. Tema peamine, mis ta nõudis oma ajakirjanike käest, oli see, et olge ometi ausad. Kas meil on aususest vähe? Ausus on see, kui sa tead, mis sa ütled ja mis sa ütlemata jätad. Meil on külas Linnar Priimägi, kes on... kuidas nüüd öelda, ma ütleksin demagoogiaspetsialist. Ära hakka laimama. Demagoogiaspetsialist võiks öelda tema kohta kultuuripsühholoog, nagu sa oled ise ennast nimetanud. Kuule, ütle lihtsalt demagoog ja ongi kõik. Aga demagoogiast me räägimegi ja kuidas demagoogiat ära tunda, kui see sinu teele satub, kui keegi sinu kallal tahab demagoogia võtteid kasutada? Asi on selles, et üks asi on tõde ja teine asi on usutavus. Et sa võid rääkida tõtt ja mitte keegi sind ei usu. Nii nagu mina möödunud aastal ütlesin, et aastal 2020 tuleb sõda. Ma ei osanud iialgi ennustada, et see tuleb bioloogiline. Ma arvasin, et see tuleb poliitiline. Ma vaatasin seal Süüria olukorda ja muud niisugust, aga Süürias lõi tubli Putin, lõi platsi lagedaks ja ei ole seal enam midagi. Usutavus on tähtis. Vaata, antiikmetoloogiast me teame seda Kassandrat, kes oli seal, kas ta oli Priamuse tütar või kes ta oli seal Troojast, igal juhul ta toodi. Ja temale andis Apollon, Jumal, andis talle 2 asja. Üks see, et ta võib kogu aeg rääkida tõtt ja teine, et mitte keegi mitte kunagi ei usu seda, mis ta räägib. Vaat demagoogia on see, mis ületab selle läve ja see on see, et sa räägid usutavalt, et inimesed sind usuvad ja inimesed teevad 2 asja. Üks asi on see, et nad hakkavad teistmoodi mõtlema, millest on vähe. Teine asi on see, et nad hakkavad teistmoodi tegutsema, mis on kogu selle demagoogia mõte, et ma lähen ja lasen neil süüdata paleesid, neil rünnata midagi sellest, et nad mõtlevad, okei, see on eeldus, aga ma tahan tegusid. Vaat see on demagoogia sisu. Aga kes on, sa ennist ütlesid ka 10 minutit tagasi, et teatav osa on valet sees ja peab olema ka hea valeta. Kes on Eestis head valetajad? Kes on Eestis head demagoogid? Ei, vale tuleb ise, seda ei pea eriti välja mõtlema. Vale tuleb osalt ka inimeste rumalusest ja niimoodi, et nad ei taipa midagi, siis mina vihastan, ma olen õppejõud. Kui ma näen seda, et keegi Delfis kirjutab mingisugust niisugust asja, millest tal aimu ei ole ja mis on vale seetõttu, siis ma olen vihaseks. Aga kas sa tead ühte muinasjuttu, mille esimene lause ei oleks vale? Praegune olukord on kriisi olukord, eriolukord, kus on näiteks tänases Postimehes ka jõutud sinnamaani, et Postimees deklareeris, et nemad on sunnitud nagu kõik väljaanded muutmata kujul avaldama peaministri siis käsklusi ja... Kas nad avaldavad, kui neil ruumi on?
aga kellele see korda läheb? propaganda nii-öelda ühe reklaami alaliigina, eks ole, on olukord, kus siis on probleem kollektiivne ja lahendus ka kollektiivne. Kuidas siinkohal rahvast kihutada niimoodi, et nad käituksid võimalikult efektiivselt riigi huvides? Ma tunnen Perdis ära oma üliõpilase, et propaganda on see reklaamižanr, kus probleem on kollektiivne ja lahendus on ka kollektiivne. Et näiteks on sõda, mis on kollektiivne probleem. Kas see pole siis sõda praegu? On jah, aga see on psüühiline sõda. See on, nagu ma ütlesin, see ei ole mitte sõda mingisuguste patsillide vastu või mis asja kurat, see on kalavõrguga püüa herneid, kui sa paned endale selle suure maski pähe. Ja nüüd siis kästakse see rattasidioot, see ütleb nüüd täna, ma lugesin seda, et kõik peavad maski kandma ja kui sa ei kanna, siis lähed vangi. Ma olen võib-olla unistanud sellest, et ma oma elu viimased aastad veedan vangimajas. Seal saab süüa ja saab keppi. Aga kuidas me peaksime antud olukorras käituma? Nii nagu tavaliselt. Elama mitte edasi. Välja tegema. Vaat immuunsus on see ja psüühiline immuunsus on see, mis on kõige tähtsam. Mitte see, et nad töötavad välja mingeid ravimeid. No kurat, see viirus muudab jälle oma kuju ja siis sinu ravimid on kõik tühja läinud. Nüüd Bill Gates tegi oma raha eest 7 haiglat või kus kõik ravimeid välja töötatakse. No hea küll tööta, ega mul ei ole, see pole minu raha tööta, aga poole aasta pärast on mul teine tüvi. Ja nad ennustavad seda, et sügisel tuleb uus puhang ja see on niisugune, mida te ei oska praegu ette arvatagi. Ja kui te surra tahate, inimene ongi surelik, ega siin ei ole midagi teha. Enamik sureb vanadusse ja ma ei tea ühtegi, kes oleks tervena surnud. Ja üks 13-aastane poiss suri, ma lugesin uudist, mis oli täiesti absurdne, et 13-aastane poiss suri täiesti tervena. No kuidas see on võimalik? Korraks ja demagoogia juurde tagasi tulles ja kui Jüri Ratas ei ole hästi hakkama saanud rahva veenmisega, siis antud olukorras, kus me võime seda sõjaolukorraks nii-öelda nimetada, kelle poole võiks Jüri Ratas pöörduda, kas peaks lugema Machiavellit või Goebbelsit? Miks me üldse teda arutame? Kes ta niisugune on? Tema on selle kriisiolukorra juht. Ei ole. Aga kas klassikaline kirjandus või teie poole pöörduda? Kui ma oleksin president, siis ma võtaksin olukorra enda kätte. Siis ma võtaksin olukorra enda kätte, aga praegu, kus seal Kadriorus on tühi koht, ei ole kellegi kätte anda seda olukorda. Tegelikult president peaks juhtima seda olukorda nii, nagu Venemaal juhib Putin. Ja võiks midagi õppida ka sellest Putinit, mis tema teeb. Ta ütles, olge aprilli lõpuni, olge kodus ja ma annan teile palka. Ma maksan teile palga välja, sest mul on raha. Ma kogusin raha kõik need aastad, just nagu oleks valmistunud selleks sõjaks ja nende sõjakuulutusteks. Ja, et vaat, kus on tark. Ja meil on siin lollid. Aga meie president ju ei saa muud teha, kui lihtsalt ütleb... Meie president ei saa mitte midagi teha, käigu siit minema. Jah, meil pole teda vaja. Milleks ta meil siin on? Ta on meil see esindusorgan. Ei ole. Keda ta Raive esindab? Mind või rahvast või keda? Siia selle intervjuu lõpetuseks võib-olla üks selline universaalne mõttetera, millest lähtuvalt on kergem mitte kellegi ninapidi vedamise ohvriks langeda. Et kas on mõni selline nipp? Jah. Kas on olemas hõbekuul? On, jah. See on esimene kategooriline imperatiiv propagandas. Ärge iialgi laskuge vaidlusse. R2